Diplomitöö teemaks oli disain meeleavalduste kontekstis, mille jooksul ma siis küsitlesin metsameeleavaldajaid kui ka kliimaprotestijaid ja lõpliku lahendusena kujundasin välja linnainstallatsiooni, mis on veidi provokatiivse tähendusega. Installatsiooni põhi on 2D kujund siis poliitiku Martin Helme väljaütlemisest, et inimtekkeline kliima soojenemine on tõestamata hüpotees ja tal on antud siis 3D mõõtmeline vorm ülespoole taladega. Ma proovin saavutada rohkem kõlapinda just nendele protesteerijatele ja nende protesti eesmärgile. Ja kuna installatsioon on 3-mõõtmeline, siis on võimalik justkui diskussiooni sisse minna siis selle öeldud väitega. Minu diplomitöö oli tegevuskaardid 6–11-aastaste laste peenmotoorsed võimekuse arendamiseks. Selle lõputöö idee sain ma oma isiklikust kogemusest lastega kokkupuutel. Minu diplomitöö raames läbi viidud uuringu tulemusel selgus, et laste peenmotoorsed oskused on nõrgalt arenenud. Need tegevuskaardid, see on siis niisugune kaardimäng, mida lapsed saavad kas vahetundides või mõne tunni alguses ja lõpus kasutada. See on selline kaardimäng. Siin on terve ports ülesannete kaarte. Minu diplomitöö eesmärgiks oli leida suvasukavabriku tootmisjääkidele uusi kasutusvaldkondi. Kõigepealt siis tutvusin materjaliga, leidsin viisi seda purustada ning asusin seda erinevate sideainetega siis töötlema. Võtsin appi biopolümeerid, et luua midagi, mis oleks materjali poolest siis vastupidavam ja sellega sai siis luua nahalaadse materjali, mida on võimalik ka kergelt ümber töödelda. Ja materjalist tulenevalt pakkusin ka välja tootelahenduseks jalanõude sisetallad, mida siis saab kõige paremini kasutada piiratud keskkonnas, milleks võiks siis olla näiteks kaitsevägi. Samuti on need võimalik vormida vastavalt kandja talla järgi, neil on lihtne kuju anda ja neid on lihtne toota. Minu lõputööks oli vermikomposter, mis siis on biojäätmetest biohuumuse tootmine vihmausside abiga. Komposter on siis tehtud kuusepuidust. Ta sobib terrassile, rõdule, tuppa, kööki. Kuna biojäätmeid visatakse väga palju segaolmeprügisse, siis on vermikomposter see lahendus, mis aitaks siis vähendada seda probleemi. Diplomitöö tulemusena valmisid Pilliro jääkidest seinaplaadid. Pilliro tootmisel ja toodete valmistamisel jääb alles mitmesuguseid jääke ja tuli välja uuringute põhjal see, et ettevõtetes ei tehta sellega peale põletamise tihtilugu midagi ja seetõttu otsustasin siis leida uue viisi, mismoodi neid kasutada saaks. Valmistasin ise korjatud pilliroost seinaplaadid, mis võiks siis sobida moodsasse interjööri. Võtsin pilliroo, mille jahvatasin tavalise kohviveskiga. Kõige parema tulemuse andis PVA ja tärklisega valmistatud segu. Sellel on iseloomulik väga suur tugevus, kuumuskindlus, veekindlus. Mina tegin oma diplomitööks abilaua Kudujale Haapsalu pitsikeskuse näitel. Alguse sai abilaua tegemine tööstuspraktikast, kus ma kasutasin ära puidutööstusjääke, ümardetaile, pulkasid. Pitsikeskusel oli huvi, et sellel laual oleks kindlasti lõngasuunaja, mustrilehe aluse paigutamise koht, varras lõngale kudumise ajaks ja laud peab olema teisaldatav ehk lihtsalt liigutatav.
minu diplomitöö eesmärgiks oli Tallinna Ülikooli hoonete kasutajate jaoks disainida jäätmete sorteerimiskast. Oluline oli kast valmistada taaskasutatud materjalist või keskkonnasõbralikust materjalist. Mina valisin Neolari plastlava, mis on tehtud siis kodumajapidamise toidupakenditest. Kast on siis jaotatud 4 sektoriks: olmejäätmed, biojäätmed, paberipapp ja segapakendid. Minu diplomitöö teemaks oli vahelüli piduliku puidustlipu vargale. Mõtlesin pikalt ja arutasin, et milline võiks see vahelüli olla, kuna vana vahelüli on olnud 95 aastat meil kasutusel. Ta on nagu, ei toimi enam nii, nagu ta vanasti toimis. Ja kuna ka ise olen selle probleemiga vastu kokku puutunud, siis sai hingelähedaseks ning tõin siis töösse uue materjali, roostevabast, mis siis on minu arvates esinduslikum. Ta on vastupidava ilmastikule, ei ole vaja teda värvida. Mu toode on siis läbinud ka juba parade, on tagasisidetud. Minu diplomitöö eesmärgiks oli Tallinna Lastehaigla neuroloogia taastusravi osakonna mängutoa disainlahenduse loomine. Uurimise käigus tekkisid olulised märksõnad, mis said määravaks lastetoa kujundamisel. Märksõnadeks on turvalisus, ligipääsetavus, et oleks võimalikult palju vaba põrandapinda, saaks ratastooliga kõikidele pakutavatele jaotistele ligipääsu.